see pikk ja igav transiit jätkub. Let's go, 3,5 tundi veel, siis näeme elevante. 30 kilti on meil minna, aega on aina vähem, et kuidagi paremaks ei lähe, üliraske pinnas, liiv on ülikuum, 45 kraadi õues. Tuleb minna, äkki see mootor ei lähe käima, natuke on puudu punasest, no mingi natukene. Tundub, et me täna sinna parki jõuame, muidu põletame selle auto maha. Mootor on nii kuum, liiva sees ei jõua minna. Eks hoog on ka suur, aga nüüd me peame vähemalt pool tundi ootama ja see pool tundi see mängib selle kätte, et me ei jõua sinna parki täna. Aga no, äkki see park peaks või noh, äkki see park on nagu kauem lahti, et ega need Aafrika inimesed väga kellast lugu ei pea. Aga praegu on nii, praegu hea juba keeb. Pole kunagi sellist asja kasutanud. Cooking põhimõtteliselt on mingi vedelik, põhimõtteliselt süütevedelik, aga see on keel. Ja ma ei tea, ma päris linnainimene pole, aga praegu tundub küll, et ma olen nagu linnas pärit ja 12. korruselt ja pole kunagi lõket teinud, aga võtsin üks plahvatab nagu kütus. Ai nii, jobu. Ma ikka 24. korruselt, mitte 12. Come on. Kuradi tikun need on. Mis asi see on? Meil Viljandis et ikka paremit ikka kunagi omal ajal. Tikud, mis ei pole. Lõvik, tulge siia, teeme steiki. Üldse olete raisk, pole ühtegi näinud. Põleb. Ühesega, see on välja nagu tarhun, hommikul seda suure hooga kurku kalla omale. Lükka põleb. Veise selja osa, ehk siis välisvilee ja siis natuke konti ka. No, muidu see auto on hea, aga tangid, mis siia pandi, see on küll odav. Opa! Nice. Ja see on vana tõde, et öeldakse, et mis kuradi grilli vaja osta on, silli välja saab grillida. See päris silli veel ei ole, aga grillida saab, et see on tegelikult hea. Aga üks asi on vahe, kuna ratas on 35 tolli, siis tal need jalad, mis ratta peale lähevad, need on kõrged. Kuna ratas on suur, siis lõkke jauks on see natuke liiga kõrge, peaks olema pool madalamat, aga teismoodi seda ka lahendada ei saa. Aga pole hullu, siin on meil natukene black jerky, siia tohi panna, pan siia. Siin on meil natuke black paprikat, ehk siis teed punane paprikas, aga kuna siin mandril on kõik kombeks mustaks teha, siis tegime ka. Muidugi seda liha, me ei tea, seal me keelame vastu ringi ja hakkame sööma. Ja linnud laulavad ja oleme siis ühes maailma parimas lõvide pargis, ühtegi lõvi pole näinud, aga eks nad teavad, millal toit valmis saab, nii et las me kusume ka natukene. Läinud oligi, oleme ühes pargis, loomapargis, aga loomi ei ole, park on küll, aga väga imelik park, et natuke nagu maha jäetud, pargi vaht on ka väga imelik. Ja ütlesid 70 hitti peate sõitma, siis hakkate loomi nägema, no varsti saab täis 70, no veel ei saa ka tegelikult. Ühesõnaga nii, praegu küll igav, öösel oli meil siin pargis, ööbisime ka, aga ääli küll väga ei kuulnud. Linna vahel on isegi põnevam. Kokal on nüüd ka alati tööriist kaasas. Aha, see on müristus või?
Midagi ei ole, auto läheb kogu aeg keema iga poole tundi, aga sõita ei saagi niimoodi. Panin mingi puurvondis jälle, tõmban kapoti nööriga kinni, see on pesunöör, mis kaasa anti. Siis kapott väga ei liigu sinna, see puur minema ei lenda. Muidu ei saa sõita, me jääme öö peale niimoodi. Nüüd peab kuidagi minema. Ära hakkab tüütama juba see. Oleks siis loomad, ma ei tea, siiamaani pole kedagi. Me oled üksikud. Nii, peab vastu küll, läheme edasi. Enam ei suuda sõita, paneme siit otse üle Soola järve ja sealt mäest kuidagi üles ja siis tee läksid tagant ringiga, me peame leidma uue tee nüüd, et ei jõua nüüd kuradi kilomeetrit siin sõita, et varsti on öö ja kui käes. Peame saama. Soola järv. Kuivand küll, aga saab. Teeme suksed shortcutisid praegu, et võidame, ma arvan, mingi tund aega praegu. Tundub, et süsteem töötab, küll nagu päris hästi, küll mitte päris hästi, aga vähemalt päris keema ei lähe, no vahepeal läheb, aga natuke saame ikka sõita, et tahaks, et parikst välja saada, et varsti on pime ja siis ma sõidan pimedas ka, kuigi ei tohi sõita pimedas siin pargis. Aga no väljamäe saada ja jube, ikka 5 tundi sõitsime edaspidi, nüüd oleme varsti 3 tundi sõitud tagurpidi, nii et natuke lõikasime ka, äkki saame mingi 4 tunniga välja sõita. Tulekahju. Viimase Botswana metsaga põlema. Mis sa tahad siit? Tagasi. Nii, see hull päev sai läbi. Tegelikult see oli päris hull. 12 tundi autos, mööda liiva, mööda parke, kõike kütuse asi, seda ma enam rääkisin. Õnneks saime külla. Saime esimese külla. Seal ei olnud midagi muidugi. Seal oli veel 54 kilomeetrit sõita. 54 kilomeetrit tähendab ikka nende teede peal ikkagi tund-poolteist. Oleme, kui kõva mees sa oled, aga auto on 3 tonni raske, aga see väga kiiresti sõita saab. Meil üks väike ohtlik moment oli ka juba, aga see selleks. Ja saime tagasi, saime kütust, saime ühes külapoes, saime neere, nüüd teeme neerukastet ja ise ma tahtsin maksa osta, aga ega aru ei saa seda Afrika keelest ju. Ja see neer oli nii sile pealt nagu maks. Aga näen, ostsin ära, tegin paki lahti, oli neer. Aga pole hullu, paneme siia sibulat. Praeme kergelt ära. Paneme paprika küüslaugu. Tegelikult sibuli küüslauk on juba siin, üks paprikatükk ka. Ja siis paneme neeru ja kohalikust paarist, mis poolid kõik on kinni, kohalikust paarist saime õlut. Ja siin on ju need õlepudelid paaris on liitrised, ei ole mitte nagu plastmassist, nagu meil oli klaasist suured pudelid ja siis paneme õlut ka siia ja kell on juba mingi 10 õhtul või rohkem, et me hakkasime hommikul kell 7 ärkasime ja hakkasime toimetama ja pole süüa saanud, sest adrekas oli nii laes ja jõime ainult vett ja ühe küpsi sellist võtsin ka lõuna ajal. Kõht on päris tühi praegu, aga kogemus missugune, et loomi nägime ka natukene ikkagi. Päris seda metsade kuningat ei näinud, aga närjaks on see, et kui me pargist välja tulime, siis hakkasid need karjad meile vastu tulema ja oligi kütusega see probleem, et me tulime pargist välja, küsisime pargi venna käest, et kuidas see kütus saab meile müüa, et oi, neil on kõik ametlik ja valitsus väga kontrollib, et nemad ei saa midagi müüa. Kus see järgmine kütuse station on? Siit vaata, 136 kilomeetrit. 136 kilomeetrit liiva. Siis vähem nii palju saime, et võtsime esisilla välja ja tee oli kõva, hoidsime hoogu ja saime vähemalt, saime ära siia suldud ja see on ikka karm, Ma ei tea, palju me täna oleme sõitnud, mingi 500 kilomeetrit mööda liiva. Nii et nüüd on üks hea toit ikkagi väga ära teenitud ja homme vist lähme Botswanast ära, et Namibiasse nüüd ei jõua, et see park oli nii karm, et see võttis meil ikkagi aja maha. Nii, siia läheb veel pärast kaste peale ja saame ju nüüd, kui see õlu on siit kõik maha keenud, keedame seda kuivaks, paneme kastme peale ja valmis ta ongi. Täitsa uskumatu.
kuidas on päevas nii palju adrenaliini, et sul kaob söögiisu ära. No rallides ma tean seda, seal polegi söögiisu, aga siin oli ka ikkagi põhimõtteliselt pingele sama, mis nagu ralliautos. Just, et voog oli väiksem ja teadmatus oli veel suuremalt. Aga noh, nüüd oleme nüüd tagasi ja nüüd lähme siis Lõuna-Aafrikasse. Kolm päeva olen metsas olnud ja nüüd on hommikul kell 8 ja oleme alkoholipoes, huvitavalt üldse lahti on. Et eile me saime õlut osta kuskilt kohalikus baaris, mis oli jõulutuledega kaunistatud ja jube suure tümakaga. Ja et ei peaks jälle mingit baari õhtul otsima, siis mõtlesime, võtame selle ära, sest et võib-olla oleme täna ka metsas, nii et Coca-Cola pudelid, igas riigis erinevad, kui Rootsis olid hästi väiksed pudelid, 0,2 olid purgid, hästi pisikesed. Siin on sellised väiksed paksud poisid nagu misside mehed. Päris pulli pärast peaks nüüd võtma. Hommikul kell 8 tuleb ikka osta Elbet ka. See üks palgi saad osta omale. Ja neid ostetakse. Ja päris palju. See on mingi spicy beef. Paned piima peale ja terve pere saab süüa. Mis pulli. Ja siis nüüd tuled kassast välja, siis saad tšeki, siis hakkad uksest välja tulema, siis on turvamees või ma ei tea, kes ta isegi on. Ja nüüd ükshaaval vaatab kõik tšeki järgt üle, et mul asjad on kärrus olemas. Juhul kui midagi on juhtunud vahepeal, siis saab kohe probleemi ära lahendada. Et siuke teenistus. Yes! Nii, nüüd saabusime, või veel ei ole saabunud, kohe saabume Vanyeng. See on siis maailma teemandi pealinn ja siin on siis maailma üks suurimaid teemandi kaevandusi, mida me lähme kohe vaatama. Nagu näha, linna märk on isegi teemandi kujuga ja pull on see, et kui ennem ei olnud sealt Namibia piiri äärest kuni siiamaani umbes 300 kilomeetrit sõita, ei olnud üldse internetti, nii kui me siia saime, 5G. Järelikult siin elavad rikkad ja tähtsad inimesed, kellel on vaja 5G-d. Ja nüüd me siit on 10 minutit veel sõita, siis lähme sinna. Ja meie auto on ka nii ilusti ära värvitud nende liblikatega, et siin on ikka putukaid päris palju, et vahepeal peab jälle radikat puhastama, muidu läheb keema nagu eilegi. Aga nüüd lähme siis maailma kõige suuremasse, ilusamasse kaevandusse, kus on siis kõige rohkem teemandid üldse. Mis seal täpselt on, saame varsti teada. Kell on 6:05 minutit ja vihm hakkas sadama juba kella 2 öösel. Nüüd on parki ja päris parki, kus on nagu loomad ka. Ja see on ka üks selles suhtes äge park, et siin on hästi mägine, suured mäed on ja ilmselt on siin see pinnas ka parem kui seal Botswanas, et siin saab sõita rahulikult, et kindlasti on kohti, kus on vaja igasuguseid on kohti, kus on 4-veolist vaja, aga selleks on eraldi rajad. Ja siis kavatseme päev läbi pargis olla, siin on restorane ja siin on igast asju teha, et see on hästi suur park, et päev läheb kindlasti ära, võib-olla 2 ja hakkab minema.